Jutluse juurde tulles võib jutlusele läheneda nii, nagu lennukisse istudes stjuardessi lennuohutusloengusse. Te teate, iga lend algab stjuardessi jutlusega. Ja selles jutluses öeldakse muuhulgas ka seda, et isegi siis, kui sa oled sagedane reisija ja tead kõike seda juba peast, kontrolli ikkagi üle, kas kõik on nii, nagu on ette nähtud. Ja enne kui me suundume täna ka stardirajale, käivitame selleks mootorid ja palvetame hetkeks. Isa taevas, me tahame täna rääkida lootusest, mille jagamiseks sa meid kõiki oled kutsunud. Ja kui me seisame sinu sõna ees nüüd, siis palun, et meil oleks kõigil avatud meel ja süda ja kingi meile tahet selle järgi tegutseda. Aamen. Armas kogudus, ma räägin täna sellest, et meie kõik oleme läkitatud kandma edasi seda lootust, mis meis on. Ja ole valmis, ma küsin jutluse jooksult ka sinult ühe väga isikliku küsimuse, ole valmis sellele vastama. Aga avame oma piiblid ja see on Luuke evangeeliumis 10. peatükist ja loeme sealt salmid 1-12. Luuke evangeelium 10. peatükk algusest. Me kuulsime juba sama sündmust Markuse evangeeliumist, aga loeme seda nüüd Luuke evangeeliumist. Aga pärast seda, see on siis, kui Jeesus oli pannud tema järgijaks soovijad valiku ette, öeldes, et ükski, kes on pannud käe adra külge ja vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Peale seda määras issand veel 70 ja läkitas nad 2 kaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu ta ise tahtis minna. Jeesus ütles neile, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Majja, ütelge esmalt, rahu olgu sellele kojale. Ja kui seal on rahu laps, siis hingab teie rahu tema peal, aga kui ei ole, pöördub rahu tagasi teie peale. Aga jääge samasse majja, sööge ja jooge, mis neil on, sest tööline on oma palka väärt. Ärge käige ühest majast teise. Ja kui te lähete kuhugi linna ja teid võetakse vastu, siis sööge, mida teile ette pannakse. Ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile, Jumala riik on teie lähedal. Aga kui te lähete kuhugi linna ja teid ei võeta vastu, minge välja selle tänavaile ja öelge, ka tolmu, mis teie linnast meie jalgade külge on hakanud, pühime teile maha. Ometi teadke, et Jumala riik on lähedal. Ma ütlen teile, Soodomal on sel päeval hõlpsam põli kui tollel linnal. Aamen. Kes täna tuli lootuses kuulata meie Koguduste Liidu presidenti Gunnar Gottiisenit, siis ma usun, et sa ei pettu, et sa nüüd pead mind kuulama, oma koguduse pastorit, sest Gunnar jutlustas eelmisel pühapäeval juba ära ja tuli üks ootamatus oma koguduses ja ta pidi olema täna seal. Täna ma räägin teemal lootuseks läkitatud. Jutluse teemadega võib vahel olla nii, et see on suuresti adresseeritud mingile konkreetsele sihtgrupile. Ja siis on jutlustaja suur väljakutse see, et ta peab tohutult pingutama, et igat kuulajat kõnelda. Lõpuks muidugi on see Jumala võimuses. Mina saan olla vaid jutlustajana Jumala sõnumi edastaja. Aga täna teil ei ole mitte kellelgi pääsu. Kõik on kutsutud läkitatud lootuseks. Mitte keegi ei saa kõrvale hiilida. Kõigepealt väike ekskurss piiblisse. Et keegi arvaks, et Jeesus oli see, kes tõi selle läkituse idee esile.
Jumala läkitusteoloogia ehk missio dei on kogu piiblit läbiv joon, kus Jumal on algataja, kes läkitab oma esindajaid maailma tema lunastusplaani ellu viima. Jumala läkituse idee aluseks on keskne sõnum, et missioonile läheb terve kogudus. Meil pole valikut, sest Jumal on see, kes meid on kutsunud ja tema läkitab. Ja see tähendab vähemalt 3 nii olulist asja. Esiteks, Jumal ise on läkitaja, sest tema läkitas oma poja. Ta sündis inimesena sellesse maailma, täitis oma missiooni ja läks läkitaja juurde tagasi. Teiseks, missioon ei ole meie puudulike inimeste pingutus või mingi turunduskampaania, vaid see on Jumala olemuslik omadus. Jumal on armastav ja alati inimese poole suunatud ja sirutav. Jumal soovib iga inimesega taastada suhet, mis on kaduma läinud. Ja kolmandaks, meie igaühe ülesanne koguduses on olla sõnakuulelik ja järgida seda Jeesuse eeskuju. Et märgata seda, kus Jumal juba tegutseb ja siis sellega liituda. Ja nii toome Jumala riigi kohaloleku igapäevasesse ellu meie kõigi eluvaldkondadesse. Kui me niimoodi sellesse läkitusse suhtume, siis see peaks vabastama meid sellest survest, et meie ei pea päästma maailma oma jõuga, vaid me oleme lihtsalt kutsutud olema ustavad sulased Jumala suures plaanis. Vaatame mõningaid väljaläkitamisi. Kui me alustame Vanast Testamendist, siis Vana Testamendi läbiv joon on, kuidas Jumal valib ja läkitab nii üksikuid inimesi kui ka tervet Iisraeli rahvast, et nad oleksid lootuseks teistele. Kõigepealt meile nii tuntud usuisa Abraham, kes läks oma maalt, et temast saaks õnnistus kõigile rahvastele. Võime lugeda sellest 1. Moosese raamatu 12. peatüki algusest, kus Jumal ütleb Moosesele: mine oma maalt, oma sugukonnast ja isa kojast maale, mille ma sulle näitan. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Siis jõuame Mooseseni. Mooses läkitati Egiptusesse, et vabastada rahvas orjusest. 2. Moosese raamat 3. peatükk 10. salm, kus Jumal räägib Moosesega ja ütleb talle: Mooses, tule nüüd, ma läkitan su Vaaro juurde, et sina viiksid minu rahva Iisraeli lapsed Egiptusest välja. Läheme edasi prohvetite juurde. Prohvetid läkitati konkreetsetel kriisiaegadel, et kutsuda rahvast tagasi Jumalaga osadusse ja kuulutada ette Messia tulekut. Üks kõige tuntumaid nendest on võib-olla Jeesaja läkituslugu, mis on täna nii mulle kui sulle julgustuseks ja võib-olla ka selleks oluliseks küsimuseks. Jumal küsib kõigepealt minu enda käest, kui ma teile seda sõnumit jagan: keda mina läkitan, Tarmo? Kas sind? See ei ole retooriline küsimus, mis võiks jääda ühe kauni tsitaadi või ilma vastuseta õhku rippuma. Jumal seisab praegu siin sinu ees ja küsib, keda ma läkitan. Ja Jeesaja vastas: vaata, siin ma olen, läkita mind. Oleme jõudnud Uude Testamenti. Jeesus ütleb selgelt välja läkituse eesmärgi Johannese evangeeliumi 3. peatükis 17. salmis.
Jumal ei ole läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi pääseks. Läkituse keskpunkt on evangeeliumid. See on Jumala poja läkitamine ja see on läkitusteoloogia kulminatsioon. Jumal ei läkita ainult sõnumitoojat, vaid ta läkitab iseennast. Ma usun, me paljud teame seda ülistuslaulu, olen siin, saada mind. Koguduses me laulame seda pühapäeviti väga innukalt. Aga millegipärast juhtub esmaspäeval nii, et see laul natuke muutub ja me paneme sinna juurde oma sõnad ja lõpuks tuleb välja, olen siin, aga tegelikult saada siiski keegi teine. Jeesus ütleb täna, nõnda, nagu isa on läkitanud minu, nõnda läkitan mina ka teid. Ja siis tuleb meie tänane fookus, millest me lugesime. See on 70 jüngri läkitamine. Ja siit edasi me liigume ülestõusmise ja nelipühi sündmuse suunas. Teate, et peale neid sündmusi saab Jeesuse salanud jüngrist Peetrusest paganatele missionär. Apostlite tegude 10. peatükis, salmid 19 ja 20, me loeme. Aga kui Peetrus nägemuse üle järele mõtles, ütles vaim talle, vaata, 3 meest otsivad sind. Tõuse nüüd üles, mine alla, mine koos nendega ilma kõhklemata, need, kes sulle järgi tulid. Sest mina olen nad sinu juurde läkitanud. Ja see oli siin piibli läkitusteoloogia üks olulisemaid pöördepunkte. Sest siin murrab püha vaim barjääri juutide ja paganate vahel, erinevate rahvuste vahel, läkides Peetruse Rooma pealiku Korneliuse kotta, kes oli pagan. Tema ei olnud Jumala välja valitud rahva hulgast. Ja siis rajatakse kogudus ja järjest rohkem läkitatakse inimesi välja pühavaimu väes. Ma arvan, et on üsna tähendusrikas, et täna apostel Pauluse pöördumise päeval, nagu kirikukalendris on kirjas, me kõneleme välja läkitamisest. Jumala sõnum Paulusele oli apostlite tegude 26. peatüki 17-18 salm. Ma läkitan sind avama nende silmi, et nad pöörduksid pimedusest valguse poole. Jumal kutsus Pauluse konkreetse eesmärgiga, et tema muutumisest saaksid osa need, kes sellisest võimalusest varem polnud kuulnudki. Ja nüüd meie selle ekskursi lõpetuseks suundume lõpuks ilmutuse raamatusse. Ja sealt saame teada, et meie kui koguduse läkitus lõpeb siis, kui Jumal on kogunud kõik rahvad enda juurde ja taastanud osaduse, kes seda osadust on soovinud. Ja nüüd ma küsin sinult selle küsimuse, mida ma lubasin. Kes tahab täna teha uue pühenduse? Mina tahan olla läkitatud lootuseks. Tõsta oma käsi. Vaatame nüüd edasi. Mida Jeesus teel Jeruusalemma teeb selle teksti põhjal, mida lugesime? Jeesus laiendab oma läkituse haaret, läkitades veel 70 jüngrit. Ja vahel, kui me seda kohta loeme, siis võib küsida, et no miks 70? See arv on sümboolne, viidates 1. Moosese raamatu 10. peatüki sündmusele, kus räägitakse justkui kõigist maailma rahvastest.
Läkitades 70 jüngrit viitab Jeesus sellele, et evangeelium on suunatud 70 erinevale rahvusele, ehk siis siin sümboolselt kogu maailmale. Muidugi, kes väga hästi piiblit tunneb, ütleb kohe, aga et selles peatükis ei ole ju ühtegi konkreetset salmi, mis ütleks, et siin on 70 rahvust. See arv on saadud Noa järeltulijate loetlemisel. Ja see arvutus põhineb traditsioonil, mis võtab 3 Noa poega, Jaafeti, Haami ja Seemi, ja liidab kõik need järeltulijate nimed kokku ja nii saadakse seal 70 nime ehk 70 rahvust, mis tol ajal iseloomustab kogu maailma. Meie julgustus täna on see, et meie ei pea olema üksinda selles ülesandes. Jumal on liitnud sind kogudusega ja võib-olla ka kodugrupiga. See, mida Karl Olav ütles, et üks oks murtakse väga kergelt katki, aga kui ta on kimpu seotud, siis on seda pea võimatu murda. Ja sellepärast Jeesus läkitas ka 2 kaupa, mis pakkus inimlikku turvatunnet, aga veel rohkem vaimset tuge. Ja ometi sõltumata sellest, kas me oleme jaganud lootust üksi või mitmekesi, me kõik oleme saanud eitavaid vastuseid. Kui sa oled kutsunud kedagi alfakursusele ja sa saad eitava vastuse, või inimene jääb täiesti ükskõikseks, sulle üldse ei vasta, see ei ole hea tunne. Oleme ausad. Aga me peame kuidagi toime tulema nende ei-ütlemistega. Jeesus ei öelnud, et no jätke siis pooleli, kui välja ei tule. Mida Jeesus ütles? Jeesus ütles, kui teid vastu ei võeta, minge järgmiste juurde. Meie ülesanne on olla läkitaja teenistuses. Ja vastutus sõnumi vastuvõtmisel ei ole meie peal. Jumal tegeleb nendega omal ajal, omal viisil ja oma meetoditega. Üks koguduse inimene jagas oma murtud südant just nimelt sellega, kuidas ta oli tahtnud kohtuda oma kunagiste koolikaaslastega, minna kohvikusse, ka nendega lihtsalt küsida, kuidas sul läheb, ja kui oleks olnud sobiv hetk, võib-olla kutsuda ka mõnele koguduse sündmusele ja alfakursusele. Ja ta kurtis, et tema kunagised koolikaaslased isegi polnud nõus kokku saama, isegi kohvikus mitte. Ja põhjused oli nii erinevad. Üks oli see, et no küll suvel kokkutulekul näeme, praegu pole aega. Vaid ainult üks inimene oli nõus ja sedagi videokohtumise teel. Mõtlesin, et äkki vajaks meie praegune aeg. Sarnaselt 15. sajandi reformatsiooni järgsele pildirüüstele mõeldes korralikku ekraanirüüstet, sest me vajame silmast silma kohtumisi. Just nii, nagu täna siin pühapäeval oleme, saame vaadata üksteisele silma, küsida, kuidas sul läheb, kuidas sul päriselt läheb. Sest ekraanide epideemia on võtnud liiga suured mõõtmed. Inimesed ei julge enam näost näkku suhelda. Tuues just neid ettekäändeid, millest me Karli tunnistuses kuulsime. Ja lõpuks öeldes, et mina olen introvert. Aga tegelikult on selle nähtuse nimi üsna sageli segu egoismist ja ükskõiksusest ja oma mugavusest. Tänast evangeeliumi teksti lugedes võib veel tekkida üks kiusatus. Mis lõikus? Jeesus, millest sa räägid? Inimesi ju ei huvita see. Kui me loeme meediat, siis kirikud jäävad tühjemaks. See on see, mida meediale meeldib levitada. Aga tegelikkus on see, et ei jää kõik kirikud tühjemaks. Ei Eestis ega ka mujal maailmas. Aafrika ärkamisi me ammu teame.
Ja kõige suurem kristluse juurdekasv ongi just Aafrika mandril. Aga on alanud vaikne ärkamine juba Inglismaal ja USA-s. Inimesed on leidnud, et ei ole ühtegi muud võimalust siin maailmas leida lootust kui ainult Jeesuses Kristuses. Jeesus ei rääkinud lootust jagades, et me oleme siis populaarsed, meist hoolitakse, vaid ta rääkis inimese vajadusest kohtuda Jumalaga. Ja lõikus on suur seal, kus on valu, kus on üksildus, on lootusetus. Ja seda on täna meie ümber piisavalt palju. Me teame, et maailmakord on muutunud. Suured valitsevad väikeste üle, on segane aeg. Vahel me oleme teadmatuses, abitud. Osa inimesi loodab, et see reeglite põhine maailm tuleb tagasi. Võib-olla siis, kui USA saab ehk kunagi uue presidendi. Ilmselt ei, see ei tule kunagi tagasi. Meenutame vaid lähiminevikku. Meil on kalduvus küsida, et mida me siis nüüd selles uues olukorras peame tegema. Kui oli COVID-i epideemia, mõtlesime, mida me nüüd koguduses peame siis tegema. Kui algas sõda, mida me peame tegema? Mis on see uus asi? Ma arvan, et ükskõik, mis juhtuks, Jeesus ei ole oma ülesannet muutnud. Minge ja jagage lootust. See on olnud kristliku koguduse ülesanne 2000+ aastat ja on nii kaua, kui ta tagasi tuleb. Sõltumata, milline on maailmakord ja millised on ajastud. See on minge ja jagage seda lootust, mida teie olete leidnud. See, mis on muutnud mind, see muudab ka sind. Me ei saa lükata vastutust kellegi teise õlgadele, ei pastorite, ei jutlustajate õlgadele, ei diakonite õlgadele. See on meie igaühe ülesanne. Jeesus ei läkitanud, lugedes Luuke evangeeliumi 10. peatükki, ei varisere, ei kirjatundjaid, ei preestris ohverdajaid, ei preestreid, kes ohverdasid templis, vaid tavalisi inimesi, neid kalureid, lihtsaid töömehi, keda ta alguses valis 12 ja siis 70. Jeesus tahab meid järgmisel nädalal jälle läkitada lootusega sinna, kus me liigume. Seal, kus on sinu töökoht, sinu trepikoda, sinu sõpruskond. See on see põld, kuhu Jumal sind on läkitamas. Sa ei pea tegema mitte mingeid erilisi imesid. Sa pead lihtsalt kohal olema seal ja jagama seda rahu ja lootust. Ja sinu väike panus on justkui see väike sinepiva, mis muudab kellegi maailma. Me oleme läkitatud lootuseks. See on meie liidu koguduste selle aasta fookusmõte. See ei ole mingi ühekordne kampaania. See lootus ei ole lihtsalt optimism, et küll asjad kunagi ikka lahenevad. Või nagu Eesti vanasõna ütleb, et hommik on õhtust targem. Piibli lootus on kaljukindel veendumus, mis tugineb Jumala ustavusele. See lootus, see on meie hinge ankur, kindel ja vankumatu, nii kui Heebrea kirja autor kirjutab. Me elame maailmas, mis pakub lootust, edu või finantsilise kindlustatuse kaudu, kuid need on väga haprad toed. Kristlik lootus tähendab seda, et isegi kui maailm meie ümber rapub, on Jumal ometi troonil ja pimedusel ei ole mitte kunagi viimast sõnaõigust. Ma arvan, et mõtleme veel kord Paulusele tema pöördumise päeval. Paulus ütleb, lootuse Jumal, täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks külluslikult
lootust Püha Vaimu väes. Pastor Rick Warren on öelnud, lootus on sama hädavajalik kui õhk. Nii nagu ilma hapnikuta ei saa su keha ellu jääda, ilma lootuseta ei saa su vaim ellu jääda. Kallis kogudus, läkitatud olla ei ole ainult inimlik pingutus või turunduskampaania, nagu ma ütlesin, vaid see on jumalik omadus teada, tema on meie läkitaja. Jumal on armastav ja inimest otsiv. Ta soovib taastada suhte iga inimesega. Ja meie oleme läkitatud olema lootuseks selles lootusetus maailmas. Läkitatud olla tähendab ka seda, et me kanname endas sõnumit. Surm on võidetud ja uus loodu on tulemas. Meid on läkitatud selle uue maailma eelmaitseks, tuues lootust sinna, kus valitseb veel öö. Peame siis meeles. Meie lootus ei sõltu sellest, kui tugevad meie oleme, vaid sellest, kui ustav on see, kes on meid läkitanud. Oleme siis läkitatud lootuseks, teadmisega, et selline lootus meid häbisse ei jäta. Aamen. Tõuseme palveks. Lootuse Jumal, siin me oleme. Lihtsad ja tavalised inimesed. Avatud südametega sinu ees ja paludes kõigepealt lootust iseendale, sest võib-olla täna veel ei olegi olnud mõnel inimesel seda hetke, kus ta on kogenud, et sa oma Püha Vaimu kaudu siin koguduse osaduses tahad igat ühte puudutada. Kas ikka tunneb veel, et midagi närib ta sees või ta on teadmatuses? See puuduta oma igavikulise lootusega meid kõiki praegu. Ja aita, et kui see on juhtunud, siis me kindla teadmise ja usuga läheksime ja jagaksime seda lootust järgmisel nädalal, seal, kus me tööd teeme, seal, kus me liigume ja elame. See on suurim ja kõige üllam ülesanne, mida me võime teha, sest sina oled meile nii võimsa eeskuju jätnud. Ja tänu sulle, et sa ka varustad. Tänu, et sa oled täitnud meid Püha Vaimu väega, kui me oleme sinu lapsed ja sinu perekonnas. Ja sa aita, et lootus kirgaks sinna, kus seda kõige rohkem vajatakse. Seda issand palume sinu nimel. Amen.